et on erinevad eluringid, teadusringid, sotsiaalsed ringid, universaalsed ringid. Üks ring on see, et mina, enese teadvustamine, enese korda sättimine, füüsilise keha, mõistuse, hinge korda sättimine, see on see esimene ring. Vaatad nagu, mis seal toimub, eks ju. Võib-olla sul on mingi kogemus, võib-olla mingi teadmised, nõuandjad, koolkonnad, religioonid, mis aitavad avastada esimest ringi iseennast, ennast teadvustada. Siis läheb vaatad edasi ringi, seal ema, isa, sugulased, elukaaslased, lapsed, ülemused, töökaaslased, järgmine ring. Eks siis on rahvus, vaatad, eestlased, siis inimkond, või seal, ma ei tea, vahepeal mingi partei või oled mingi vutiga manda, et ma olen selles ringis selle vuti või selle spordiala fänn. Ja need siis ümbritsevad erinevad siis elu, sellised värvid, emotsionaalsed, sellised, jumala poolt loodud energeetilised ringid, kus midagi toimub. No ja siis see pühamees, seal loed mingid värsse, kus tema näeb kõike võrdselt ja tema jaoks on üks suur pere, kõik. Et ta saab kohe aru, et ta on ennast teadvustanud selles mõttes, et ta näeb küll, et ta on võib-olla sellest rahvusest, selline background on, selline kehatüüp on, selline sotsiaalne seis on, ta neid asju näeb. Aga ta on nagu nendest üle, sest ta teab, et hing, et millest nagu hing koosneb, hing ei allu kunagi nagu sellistele nähtustele, et sa oled rikas, vaene, surm või sünd või külm või soe või see kahesus ja kõik need erinevad ringid ja need samastamised, mis meil on, kus me toetame, kus me püüame seda õnne energiat anandat saada. Et pühamees on need võib-olla läbinud eelmises elus kõik või on siis tulnud vaimsetest dimensioonidest keegi siia meie keskele mängima, näitama, kuidas siis saab elada niimoodi hinge energias ja neid ringe arvestades, aga need ringid teenivad tegelikult minu ja Jumala vahelist arvestuslikku suhet. Et see saaks õitseda, siis muidugi teab seda kunsti oskama, et kuidas siis suhelda kõigi ja kõigega ja siis nende erinevate ringidega. Aga hea, et pühamehel võib päris hea tunne olla, et ta saab ennast teadvustanud vend, et vabanemine on see, et tal ei ole hirme, sellepärast ta saab aru, et kõik on üks pere, kõik on üks ring, kõik on Jumala lapsed kristlikus keeles. Ja mina olen ka igavene, ja see armastuse energia on igavene, et ükskõik, kuidas ta avaldub, ta võtab seda nagu selles mõttes mänguliselt, et seal on mingi plaan, Jumal midagi tahab õpetada mulle või teistele või et see mäng saaks, see liila saaks toimida, ta vaatab nagu liila, nagu mäng, eks ju. Isegi kui see draama on ka ju, vaatad, teates, see on ka ikkagi mäng, näitajad mängivad, eks ju. Et samamoodi see ka see draama siin. Et head uudis on see, et me oleme ikkagi ühes suures ringis, selles mitmekesisuses, et armastus saaks toimida, sellepärast on loodud see iga individuaalne mitmekesisus ja nende ringide, sotsiaalsete, kultuuriliste ja ma ei tea, koolkondade ringide see mitmekesisus. Aga see taust või bottom line on ikkagi see, et on olemas nagu üks suur pere, üks ring, on üks hing, on üks Jumal, teised hinged, eks ju, kõik on ühes samas sellest suurest mängust, see on lihtsalt nii suur. Et me nagu ei taju seda või saa aru, see on nagu seisad mingi hästi suure objekti juures ja sa oled nii väike, sa näed ainult ühte osa. Ma ei tea, mitu kilomeetrit kaugele see peaks minema, et näha mingit suure objekti, võib-olla sa oled vikerkaare keskel, eks ju. Lähed kaugele, vaatad, vikerkaar, eks ju. Või mingi loodusobjekt. Samamoodi on selle eluga, et see suur põhiline igavene armastuse ring, kus on hinged ja see, kes on kõik loonud ja kes kõike läbib. Et kui sa saaks aru, et sa oled sellest ühest võimsast keskkonnast, kus ei ole surma, sündi ja vanadust ja haigust, iha, viha ja kadedust, kus fundamentaalselt eksisteerib selline tants, laul ja piilerkaar, selline mäng nagu, et see nagu hingeloodus, Jumala loodus ja algse selle reaalsuse loodus, ükskõik kas see materiaalne dimensioon, vaimne dimensioon, oled sa veel tingimustest sõltuv, meie oleme nagu tingimustest sõltuvad hinged, eks, et kui on külm, siis ärge rääkige mulle mingit spirituaalset juttu, lihtsalt ma tahan, et soe oleks, eks, kuna sa oled kehalises kontseptsioonis, loomulik hoolitsed oma keha eest ja nii edasi.